Tere, Grete! Viimane kord läksime lahku Tallinnas, kui oli +3 kraadi. Suusaraja pikkus oli 1,1 kilomeetrit. Täna oleme jõudnud Otepääle, maratoni rada 63 kilomeetrist täies ulatuses sees. Ja küsiks, et kuidas siis vahepeal on periood seal läinud on? Ütleme, künkab-mättad, kõik asju on olnud. Algul läks minu meelest täiesti hästi pärast seda. Ma seal detsembri alguses vuhtisin kõik need vabad hetked, mis mul oli seal kilomeetrid seal rajal ringe teha. Ja mõni päev läks minu meelest täiesti edumeelselt. Paarkümmend kilomeetrit olin täiesti võimeline ära sõitma. Siis mul tuli väikene puhkus sisse, ehk ma olin natukene Eestist ära. Soojemates tingimustes suusatasin vähem ja tulin tagasi. Kogusid treening nälga? Kogusin treening nälga ja olin õudselt valmis. Olin juba endast peaaegu heal arvamusel, et kui ma nii ruttu sain juba 20 kilomeetrit, siis mis seal ei ole. Ja siis 3. jaanuaril Pirital kukkusin väga halvasti. Ja siis olen olnud natukene õnnetu sellest ajast saati tänaseni. Aga mitte vigastuspausil? Aga mitte päris vigastus. No tegelikult nädal aega ma ikkagi peaaegu nädal aega vist ei julgenud midagi teha, sest et ei kannatanud astuda ega midagi. Aga siis mõtlesin, et ma olen proovin, et ma panen lihtsalt suusad jalga ja siis kõnnin ja vaatan, mis siis mu need vigastatud kohad teevad. Väga hulluks ei läinud, pigem tundsin paremini. Ja siis ma ikkagi olen nüüd suusatanud ja kakerdanud ja ma arvan, et kui niimoodi kilomeetrid lugeda, siis ma arvan, ma olen kuskil äkki 130 kilomeetrit ära sõitnud niimoodi, aga palju muresid on ka. Pärast kui ma kukkusin, siis ma mõtlesin, ma ei sõida enam üheski mäes mitte kunagi alla. Ja mägi, kui me siit selja tagant näeme, siis minu jaoks see on ikkagi nagu ürgkiire ja õudne laskumine siin. Et ma siis võtsin suusad ja läksin Aegviitu või sinna Kõrvemaale. Ja seisin nende küngaste otsas ja siis mediteerisin, et kuidas siit võiks alla minna ja mida rohkem ma mediteerisin, seda rohkem ma kartsin. Aga siis ma ikkagi üks hetk, kui ma tasapisi hakkasin tulema, et ma kardan siiani, aga ma ikka kuidagi tulen alla. Aga täna olemegi siis sellepärast nagu siin, et proovime seda kartust nüüd kõvasti vähemaks saada ja natuke mõne siukese tehnika nipi õppida, et kuidas kindlamini sellest niinimetatud ürglaskumisest, mis tegelikult on ikkagi tavasuusataja mõistes selline üsna kergelt läbitav osa siis nii-öelda suusarajast. Aga alustame pihta ja vaatame, kas meil õnnestub täna natukene seda hirmu vähemaks võtta ja oskusi suuremaks lihvida. No ma ise mõtlesin paar asja välja, et mis võiks olla. Ma loodan, ma olen õigetel jälgedel. No ma olen vaadanud suusatamisvideosid. Keegi ütles, et seda peab vaatama, et sul äkki tekib mingisugune tunne. No ma olen vaatan, kus nad hästi sõidavad, ise üldse ei saa. Mentaalne treening on oluline. Olen kohutavalt proovinud. Ja siis keegi ütles mulle lause õigel hetkel, mis ilmselt võivad olla ainult mulle miljonid inimesed, aga mida ma enne ei märganud, oli see, et aga kalluta nagu vastavalt kurvile ennast, kui sul see rada läheb. Ja võt see läks mulle kohale ja ma olen proovinud, see töötab. Ja ei hüppa jalad rajast välja, kui ma vastavalt natuke kallutan. Ja siis oli veel üks asi, et kui on kurv läheb sinna poole, et siis üks suusk võiks olla natuke eespool. Et siis ta võtab natukene paremini ja ka ei viska üle. Ja see on ka töötanud. Nüüd teemegi niimoodi, et kõigepealt alguses vaatame sinu need nii-öelda leiutised üle ja siis proovime nagu mõne uue nipi veel juurde õppida.